tere kõik Koerust pärit sarja vaatajad. On hästi hea meel tervitada selle sarja uut külalist, kelleks on Kristjan Saar. Ma arvan, tervitame aplausiga teda. Ja kui meie varasemad sarjad on olnud niimoodi, saated on salvestatud niimoodi, et me oleme istunud inimesega koos ja siis me oleme vaadanud pilte läbi ja meenutanud lapsepõlveradasi, siis Kristjaniga me täna ehitasime natukene teistmoodi selle asja ringi. Kristjan räägib ja jagab ise oma lugu ja tema loo pealkiri on Kuidas saada ohvitseriks. Et hästi hea meel on siin Koeru kodukoolis tagasi tervitada ja kusjuures see ei olnud üldse ammu, kui sa Koeru keskkoolist, mis aastal see oli? 2011. 2011, no see oli alles ju mõned nädalad tagasi, mõned kuud tagasi, mõned aastad tagasi. Ja on hea meel, et sa oled nõus oma lugu jagama. Et täna sa toimetad juba päris kõrgelt, on tore sinu tegemisi ja toimetamisi näha ja on näha, et sa oled kirega asja juures. On ju? Mis ootused sul täna kohtumisel on? Nii, tere ka minu poolt, et minu ootus on see, et noored küsivad, mina vastan ja räägin enda maailmast ja sellist karjäärivalikust kui kaitseväelane ja sealjuures ohvitseri karjäärist, et võib-olla on ka siin mõni tulevane ohvitser, kes soovib oma teenistust jätkata või alustada kaitseväes ja näha seda maailma siis läbi minu vaatevinkli, et kuidas mina oma karjääri olen kujundanud ja millised valikud ma teinud olen, et täna ei ole ju sablooniga see ette antud, et raamid on paigas, aga sisuliselt iga ohvitser ise kujundab oma karjääri, et ise me valime omale eriala, teenistuskoha sisuliselt, mis me edasi teeme, kaua me teenistuses oleme ja millised täiendkursust me võtame ja kus me nagu välismaal käime, et see karjääri valik või see spekter on väga lai ja igaühe siis enda teha, et igaüks on oma õnne sepp. Ma küsin enne, kui mina siit nüüd sinna klassi taha otsa liigun, küsin su käest, et mida tähendab sinu jaoks olla tagasi kodukoolis? Sa ei ole väga paljudes koolides oma elus käinud või oled? Mitu neid on? Täna ma olen käinud 2 koolis sisuliselt. Ma olen käinud siin ja Kaitseväe Akadeemias. Nii, aga mis see tähendab siin tagasi olla? No, minu jaoks täna on see niisugune hubane tunne ja niisugune, kui ma ütlen, tagasi minevikku minek, vaadates neid ruume, kuigi väga palju on muutunud, et see, kui me 3. korrusel või 2. korrusel tookord olime, et siis ta oli nagu vana koolimaja, täna on ta ikkagi teie jaoks uhke ja uus ja minu jaoks nagu väga selline kodune tunne on siin koolis olla ja üleüldiselt, kui ma näen nagu vanu õpetajaid ja asju, siis tulevad kohe meelde mälestused, kas just head mälestused, selles mõttes minu jaoks head, aga kas õpetajate jaoks need situatsioonid, mida ma korraldasin või läbi elasin seal, siis need olid nagu põnevad. Et kui ma ütlen, et kui ma seda asja nagu tegin ja tagasi vaatasin, siis mul oli nagu, ma arvan raske, väga palju asju on nagu meelest ära läinud juba. Et ei ole meeles ja kui teed neid asju, siis meenuvad asjad ja meenutused ja sündmused, et väga palju on niisugust äratundmisrõõmu jälle. Aga edu sulle siis, jääme kuulama. Ja, nii, tere. Et nagu öeldis Kristjan Saar, olen kapten, tulen siis Eesti Kaitseväest täna ja teenin 1. jalabrigaadis lahinguteeninduspataljonis. Ja teenistus taas jookseb 14. aasta. Et peale kooli läksin kohe siis ajateenistuse ja peale seda siis Kaitseväe Akadeemiasse ja nii see karjäär on kujunenud. Et küsimustega teeme niimoodi, et kui teil on mingi küsimus, andke käega kohe märku, saate küsida, osutan teile, saate oma küsimusi küsida ja teeme seda mitte sellised monoloogi vormis, et mina ainult räägin. Kui teil on nagu küsimusi, küsige hästi palju, sest tegelikult ma olen siin teie pärast, mitte enda pärast, et ma ise tean, kuidas ma sinna jõudsin. Pigem on see teie jaoks, et vaadates tagasi ennast, et kui ma siin klassis istusin, siis too hetk ma juba teadsin, kelleks ma tahan saada, aga oleks tore olnud ka seda kuulda või näha, et keegi, kes siit on juba ennem selle raja läbi sisse või raja ette käinud või on seda rada juba sammunud, et oleks ka siis nimelt õpikohad ja kogemus või siis ütleme tutvus, kellega siis suhelda sel teemal, kui ma tahaksingi päriselt kaitseväes karjääri teha, et kontakt. Et
kuna see oli niisugune, ma ütleme niimoodi, et ma tulin missioonilt ja ma mõtlesin selle esituse peale ja mulle anti suhteliselt vabad käed selle esituse tegemiseks, siis ma nagu sõnastasin omale nagu selle teema, millest ma nagu täna rääkida tahaks. Siis ma paneks ühe ohvitseri karjäär siis Eesti Kaitseväes ehk nagu ma ütlesin ka sissejuhatuses, et täna see, kuidas mina oma karjääri kujundanud olen, ei tähenda alati seda, et see peab nii minema ka nendel, kes tahavad nagu Kaitseväkke sisse astuda see organisatsiooni. Ja ma panin nagu kuidas ja mida siis teha selleks, et õnnestuda. Ja eesmärgiks siis esmalt teadlikkuse tõstmine, et rääkida natukene ohvitseri teenistusest Kaitseväest, et mida me teeme seal ja mis on mu nagu põhiülesanded ja millistel koolitustel, kursustel ma osalenud olen. Ja kaasnev eesmärk minu enda jaoks on see, et läbi selle, et ma teid siis mõjutan siin või räägin teiega, annan teile nagu võimaliku tulevase karjääri võimaluse teenimaks siis Kaitseväes. Et poisid lähevad kindlasti ka ajateenistusse, enamus teist saate seal oma nimelt esimese kogemuse kätte ja võib-olla hakkab meeldima ja tahate jätkata. Ja nii ongi. Kas praegu teema või eesmärgi kohta küsimusi? Mul on. Ma küsin ära, kui palju teist on noorte organisatsioonide liikmed, kodutütred, noored kotkad. Tõstke käsi üles. Kaitseväes on asi väga lihtne, käsi algab õlast. Käsi tõstetakse niimoodi üles, siis ma näen, sest ma olen juba vana, ma olen üle 30, ma võib-olla ei näegi neid käsi. Et väga palju ei ole, et kindlasti minu lapsepõlves, ennem kui ma sinna lähen, siis mina oma lapsepõlves olin noor kotkas, väga varasest teast, aga sellega mul siuke huvitav lugu, kuidas ma noor kotkaks sain, aga sellest ma räägin natukese aja pärast. Mis ma tahtsin näidata teile, et kes see ohvitser on, et ma panin selle selgituse, et ohvitser on juhtival ametikohal olev tegevväelane, et tegevväelasi võivad olla sõdureid, võivad olla ka allohvitserid ehk veeblid, aga ohvitser on siis tegevväelane, kes juhib siis oma üksust. Üksus on siis, me räägime mingi punt või grupp inimesi. See sõltub siis sellest, millise hariduse või auastmes omandad oled, et jaoülem juhib 10 inimest ja ohvitser, täna mina juhin 100 inimest. Ja mida kõrgemale sa jõuad, seda suuremat hulka inimesi hakkad juhtima ja suurem hulga inimeste eest sa hakkad vastutama. Sa vastutad siis põhimõtteliselt kõige eest, et ma tõin välja põhilised on lahinguvalmistus, distsipliin ja väljaõppe. Ja nagu ma ütlesin, üksuse suurus siis sõltub haridusest ja kogemusest ehk haridus üldiselt tuleb sellest, et sa õpid mingi taseme ära, siis sa teenid sellel tasemel, käid oma mudeli läbi ja lähed järgmist taset õppima. Ja nii edasi. Ja tööülesanded siis ohvitseril, ei ole ühte kindlat tööülesandet täna. Täna ohvitser on nagu hunt kriimsil 9 ametit. Ehk me tegeleme oma üksuse juhtimise distsiplineerimisega, samas sa pead olema mingil määral arst või meditsiiniinimene hindama, et on tõsine probleem, ei ole tõsine probleem. Pead olema jurist, et kui kellelgi on mingid probleemid, juriidilised probleemid, sa pead oskama teda õigesse kohta suunata, et kust ta oma abi saab ja nii edasi, et vahest ka ema või isa eest olema, rääkima probleemidest ja suhtlema inimestega, et ei ole niisugust kindlat, et ohvitser on ainult range ja ütleb, käseb poob ja laseb ainult asju, vaid meil on nagu väga palju neid kaasnevaid tegevusi ka. Ja nii ongi, aga ma panin siia põhilised juhtimine, kontroll ja planeerimine, eestvedamine. Ehk üldiselt juhtimine toimub läbi eestvedamise ehk siis rolli seadmise või siis eeskujuks olemisega. Ehk see ei käi, ehk kui sa ainult käsed, pood ja lased, siis lõppkokkuvõttes see tekitab trotsi ja kui sa ise nagu nendest reeglitest kinni ei pea, ehk kui sa nõuad oma alluvatelt midagi, siis sa pead ise ka seda tegema ja suutma seda jälgida. Et üldjuhul see on siis ohvitser. Ja esmased siis ohvitseri siis sugemed tulevad Rooma leegionist, et centuriod olid need samad inimesed, kes täna on kompanii ülemad, nad juhtsid ka kuskil 90–100 meest ja sealt on see niimoodi, et toome tagasi ajaloost, et kus kohast need ohvitseri hierarhia välja kujunes, oli siis Rooma leegionite ajast ja sealt edasi see edasi arendati, et lõppkokkuvõttes, kui me võtame tagasi ajaloost, siis ega inimene nii see jäänud samaks, lihtsalt mis meie ümber muutunud on tehnoloogia. Ja tehnoloogia on siis mõjutanud seda, kuidas me mingeid asju teeme. Aga need probleemid on samad, et kui me toome näited esimese vabariigi
ajast kaitseväes sideprobleemidega olid sellised probleemid, et inimesed kasutasid töötelefoni oma naisele helistamiseks, siis täna kasutavad inimesed töö emaili oma isiklike asjade ajamiseks, aga probleemi iseloom on sama, et vahet ei ole, et 100 või 1000 aastat on vahepeal mööda läinud, siis see probleem tuum on see inimene ja see inimene on ikka sama, nii et vahet ei ole. Et samad probleemid on siiamaani. Vot, ma tulen enda juurde natukene, et ma räägin lapsepõlvest ja kooliajast. Mul kahjuks väga palju pilte ei ole lapsepõlvest, sest et need pildid, kus mul olid, need olid ketta peal ja seda ketast ei ole. Aga ma panin mõned pildid, mis ma leidsin. Et kuidas ma iseloomustan ennast, ma olin hästi sportlik, aktiivne, samas krutsked täis, ehk ma tegin rumalusi, võib-olla otsisin tähelepanu noorena hästi palju. Ja võib-olla ka see, et kuna poiste klass oli, siis poisid ikka esinevad üksteisega ja tahavad kuidas ma ütlen, nalja teha ja nii edasi, et mul oli palju probleeme õpetajatega ja pigem oligi sellepärast, et ma ei suutnud koha peal olla ja vait olla. Samamoodi nagu see mees, et kommenteerisin kõva häälega mingeid asju. Et see oli niisugune nooruse aeg ja samas ma olin aktiivne, et maalaps 8-10 kilomeetrit koeru alevist väljas. Et käisin rattaga kooli, et kui talv oli, siis käisin muidugi bussiga, aga üldiselt oli väga lihtne, et isa mulle ütles nii ära, et kui tahad koerust trennist käia, siis selle jaoks on jalgratas. Ja siis ma käisingi jalgrattaga trennis. Ja kaitseväelaseks siis, soov kaitseväelaseks saada, ma arvan, et see oli mul juba algklassides põhikoolis kindlasti paigas, sest et põhikooli eksamid ma juba tegin sellise vaatega, et ma saaksin minna keskkooli ja keskkoolis ma valisin need eksamid, mis ma toetaksid kindlasti seda, et ma saaks Kaitseväe Akadeemiasse minna. Et ma ütlen, et ma ei tea täpselt, kus see tahe tuli või see soov tuli, et mingi kutsumus oli ja mul on meeldinud alati käia metsas, olla metsas, looduses olla ja niisugune eestvedamise ja juhi ma ei tea, kuidas ma ütlen, liidri omadused mul enda teada olid olemas, kuigi kooli ajal ma väga palju tegelikult need kus ma ütlen, välja ja esile ei näidanud, et pigem oli see, et ma läksin rumalustega kaasa, aga samas ma ei tahtnud niisugust avalikku esinemist või rolli võtta. Et pigem oli niisugune tagasi, ütleme nii, et öeldakse hall mass, et proovisin mitte halvaga silma jääda ja samas ei tahtnud ka eeskujulik olla kõige eesrindlikum. Pigem tahtsin jääda niimoodi, et halliks massiks ja niisugune teha oma asi ära. Ja nii oli, et ja kus ma ütlen. Kui nüüd tagasi vaatad, kas oleksid kuidagi teisiti teinud? Ja mida? Ma arvan, et ma oleks teisiti, ma ütlen, selles mõttes see, kuidas ma sain ja see lugu, mida ma tegin too hetk, ma arvan, see oli piisav. Samas täna arengu mõistes ma oleks tahtnud kindlasti võtta õpingutest rohkem enda jaoks kaasa. Ehk lihtsalt hästi palju on see, et kui ma täna mingeid asju teeme, siis ma vaatan, ma olen sellest midagi kuulnud, aga ma ei tea täpselt sellest midagi. Ja siis näitab seda, et esiteks õpingutel oleks kindlasti rohkem pööranud tähelepanust, et mida vanemaks ma saan, siis mul hakkas õppimine meeldima. Mulle räigelt meeldib õppida. Ja see, kui ma jõuan keskastme kursuse juurde, siis ma räägin sellest, aga õppimine on üliäge tegevus. Ja eneseareng on minu jaoks täiesti uus määrus minu jaoks ja see palju ma sinna aega tahan panna, see on täiesti teistsugune. Et kui ma kooli ajal, siis pigem oli see, et tahaks väljas olla, tahaks teha oma asju, siis kool on ebameeldiv, see segab. Aga samas ma teadsin, et mul on vaja seda ära teha, et see on kaasnev eesmärk või siis kaasnev tegevus, mille ma pean tegema ära. Et ilmselgelt ma ei olnud õppeedukselt väga hea, eriti keskkooli ajal. Et põhikoolis on kuidagi lihtsam. Põhikoolis mul oli see, et ma ei pidanud väga õppima, et ma sain oma hinded aga keskkooli ajal oli pigem ikkagi, oli vaja pingutada mingite ainetega, et ei olnud nii lihtne enam, sest et vahe jäi vahepeal sisse nii pikk, et sa lasid selle köie lohisema ära. Tegelikult muude asjadega, kas käisid vahepeal, nagu ma ütlesin, et kujundasid oma karjääri ise, et mingitest tundidest otsustasid, et ei võta osa.
ja läksid parempoistega siis jalgpalliplatsi äärde siin istuma ja et see siuksed nagu, ma arvan, et need olid võib-olla halvad otsused too aeg. Et pigem kool ja see eneseareng on nagu oluline. Kindlasti oli ka palju teadmisi, mida mul ei lähe vaja täna, aga silmaringi mõistes nagu oleks see mõistlikult. Et jah. Nii. Ma arvan nii. Siis koolist veel, kuidas ma ütlen, hästi palju õpetajaid oli. Ja ma arvan, et 4. klass Vilme Aaniga. Ma ei, täna enam päevikuid ei ole või on paberkujul päevikuid? Vist ei ole. Et mul oli sisuliselt kõikide nädalate peal märkus. Et ei suuda istuda, ei suuda vait olla, kõneleb vahele, mis iganes. Ehk sisuliselt mul oli kõik nädalad, mis ma koolis olin, oli mul märkused, et mul on vist isegi see päevik alles, et tõenäoliselt see oli rekord, et ühtegi nädalat ei olnud, kus ei olnud märkust, vahest oli isegi mitu. Et ema oli sisuliselt üle päeviti koolis. Käis rohkem koolis kui tööl. Et jah, et olin niisugune hästi probleemne. Nii, noorteorganisatsioonides siis. Noorte kotkastega, ma tahaks öelda, liitusin, kuigi ma vannet ei ole kunagi andnud. Et noore kotkaks sa saad siis, kui sa annad vande. Aga ma ei ole vannet andnud. Kusjuures ma ei mäleta, kellega me läksime, igas mingi Opel Kadeti peale ma istusin, sõitsime siit minema. Suured poisid võtsid mu kaasa, sõitsime Võrumaale orienteeruma. Ma pidin oma vanusegrupis seal orienteeruma, võeti mind kaasa, öeldi, näe, tahad noor kotkaks saada. Siis läksime sinna, sõitsime, üli ebamugav olime kahe suure mehe vahel, pisike poiss, ma olin kooli ajal hästi pisikene. Et seal mõttes minu areng, nagu kehaline, füüsiline areng oli oluliselt hiljem, et ma kaalusin ikkagi väga pikalt mingi 40 kilo ja lõpuks viskasin nagu juurde. Ja siis ma olin nagu pisike poiss kooli ajal blondi peaga ja siis me mäletasin, sõitsime Võrru orienteeruma ja siis öeldi, et osa noorkotkas oled, ei ole, aga siis teeme, võeti tagataskus siuke, kunagi oli paberkujul õpilaspilet, pandi selle kirjutame nimi peale, öeldi, kuule nüüd on pilti ka vaja, õpilaspiletit on, siis tõmmati õpilaspileti pealt pilt ära, pandi sinna noorkotka tunnistuse peale, näe, tere tulemast noorkotkaks, siis saingi noorkotkaks niimoodi. Ja siis nii sealt ma käisin nende noorkotkastega, mis need põhiasjad olid, paraadid ja erinevad laagrid, mis mul nagu meelde jäävad, ülihea toit oli, et laagris käisime sellepärast, et seal sai hästi süüa. Et naiskodu kaitse tegi meil nagu väga fantastilist sööki. Ja kogu tegelikult see laagrite asi ja siukene, see, kuidas see nagu keskkond oli üles ehitatud, see oli nagu üliäge. Et jah, ma nagu mäletan neid laagreid, kus nimesin, mäletan, üks oli Frey oli igatahes, kes meil Janis Frey oli, kes viis ühte laagrit läbi koos selle politseinikuga, kes Mäo risti peal põske tulistati. Ja temaga koos vihti läbi seda laagrit seal ja siis ma mäletan nagu luure ülesanne oli niimoodi, et 2 laagri poolt oli ja me luurasime üksteise vastu nagu väiksed, lapsed, noored kotkad üksteise vastu, pidime niisugune lippude varastamise mäng käis pimedas seal, see oli üliäge. Et siuke nagu noorena oli nagu siuke huvitav, et ei tegelenud mingi muude asjadega, vaid olidki seal metsas ja luurasid ja tegid väiksed ülesanded, tegid puid, tule tegemine, tegid süüa seal lõkke peal ja siuke nagu lihtne. Ja kui vanus sai täis, siis liitusin Kaitseliiduga, et ma arvan, see oli 2009 või 2010, et ma täpselt nagu ei mäleta. Ma tean seda, et ma jäin esimesest Taivo Pikkmets ja Tanel Tamm, kes on ka vilistlased siit koos minu klassivennad, et ma jäin nagu maha auto pealt ja nad läksid ära, et siis ma nagu aasta hiljem liitusin Kaitseliiduga, et nemad siis aasta varem ja Kaitseliidus ma tegin kohe SPK ära, mis sisuliselt on sarnane, lihtsalt natukene kiirem, mis tehakse Kaitseväes, et pigem oli see minu jaoks see, et ma tahtsin võimalik palju teadmisi juba eelnevalt teada, et kui ma ajateenistusse lähen. Ja mis me veel siis noore kotkast, me võitsime 2 korda Maleva luureretke, 2007-2009, et see on siis selline pisikene võistlus, kus sa nagu, kui sa võidad, siis saad minna osalema Miniernaal. Ma ei tea, kas neid enam tehakse.
ja et need on siis üleriigilised, siis kõikide maakondade või malevate parimad meeskonnad saavad siis võistelda omavahel, et Minijärnal meil alati läks midagi nässu, kas lugesime kohe ka ühe punktiga valesti, algust läks kohe vedama ära, et me kunagi ei võitnud, aga me kõik need lõpetasime ja selles mõttes oli nagu uhke tunne, et maleva patrullikad läksid alati hästi, siis me mõtlesime, et jess, nüüd lähme võidame Minijärna ka, siis läks jamasti. ja ma arvan, et ma osalesin vähemalt 3 paraadil, et Rapla, Viljandi olin minu arust osalesin ja kuskil 2 korda ma osalesin kindlasti Noorkotkana. Et ma täpselt ei mäleta enam, et aeg on nagu mööda läinud ja piltidest see ongi minu arust ülemine pilt on siis Viljandi paraadilt, et seal mul on veel vana nimi ja all on siis esimene, ma arvan, see oli meie esimene maleva patrullvõistlus, kus me nagu käisime maleva patrullvõistlusel. Ma ei mäleta kohta, et eks ta sinna 5-6 jäi. Midagi nagu väga halvasti ei läinud, et me olime suhteliselt heal kohal alguses, aga siis luure ülesandega läks nagu natuke nässu. Vot, et kokkuvõtlelt jah, et olin juba suhteliselt varakult seotud militaarsete organisatsioonidega. Huvi oli varakult juba olemas, et ja kuidagi sinna poole ma läksin, et huvitav lihtsalt see, et mul perekonnas ei ole kedagi, kes oleks kaitseväelane või kuidagi seotud riigikaitseliste asjadega, et mul on siis kaugemalt, kutsun teda onuks, aga tegelikult on üks sugulane, et minu vanaema õe siis poeg on siis, oli piirivalves kunagi, piirivalves algajuht ja siis kuidagi läbi tema, ma arvan, kuidagi temaga suheldes mul ka see huvi tekkis ja tema nagu andis mulle suveti nõu, et mida teha ja kuidas teha, et vot, kellelgi küsimusi. Nii. Ja, kooli ajal siis 3 mina, Taivo Pikmets ja Harvi Vask, et nemad kumbki kaitseväest täna ei teeni, et üks on siis Austraalias ja teine Tallinnas töötab, et kõik me tegelikult tegime koos ka Kaitseväe Akadeemiasse katsed ära. Aga täna siis ajateenistusse läksime kõik koos ja tahtsime minna Kalevi jalapataljoni lihtsalt sellel põhjusel, et esiteks jalavägi, see on see, mida filmis te kõik näete, mis sõdur teeb, et me tahtsime ka teha seda actionit, et põrgata ja tulistada ja kõik seda teha. Et Kalevisse ei saanud, sest et Kaleviga oli too hetk, miks me tahtsime sinna minna, oli puhtalt see, et sa said 6 kuud ajateenistust ja siis said minna kohe missiooni väljaõppesse ja minna rahvusvahelise sõjalisele operatsioonile Afganistani. Me tahtsime sinna minna. Aga kuna läks nagu halvasti, siis see Kalev too aasta ei võtnud ajateenijaid ja kui me sinna nagu ajateenistuse bussi pealt maha tulime, sest minul on veel, minu arust on isegi see kutse on veel alles, Kalevi jalapataljon, maha tulime, siis me jõudsime Tagala pataljoni, et pettumus üsna suur. Et lähed ajateenistusse ja siis lõpuks oled tegelikult Tagala pataljonis. Ja Tagala pataljonis siis otsusime ja saime aru, et ega sõduri baaskursus ei ole vahet, millist pataljonis sa oled, et see sõduri asi, mida me teeme, siis tegelikult ükskõik kus sa Eestis seda teed, siis see on täpselt sama ja sarnane nagu kõigil teistel. Ja siis me nagu otsusime, et okei, hüva, teeme selle sõduri baaskursuse ära ja siis me teadsime, et peale seda me tahame minna noorema allohvitseri kursusele ja see toimub Võrus Kuperjanovis. Sest too aeg oli Kuperjanov number 1, et skautsi ajateenijaid ei võetud, luure oli ka Võrus, aga luuresse said kohe otse, et lahingteenija pataljonist saanud, aga me teadsime, et 8 inimest saavad siis jalaväkke Kuperjanovisse minna. Ja siis me otsusime nende 8 koha eest seal nagu võidelda ja näidata, kes me nagu oleme ja ennast heast küljest ja tegelikult nagu õnnestus, et me kõik 8 saimegi Kuperjanovisse jalaväe patti ja tegime oma jalaväge. Ja sisuliselt kõik oli Kaitseliidu taustaga, kes sinna said. Ja siis me läbisime Kuperjanovis NAK-i ehk selle noorema allohvitseri kursuse koos erialaga ja saime jalaväe jao ülemateks. Et siuke huvitav 12 nädalat oli, et meie rühma ülem too aeg seal oli ka võõrast pataljonist, et meist pandi kokku lahinguteeninduspataljoni siis 8 meest, siis üksjagu siis mereväest üksjagu ja siis staabi sidepataljonist üksjagu ja siis meist tehti selline
segarühm, kus oli 30 siis inimest või sõdurit, kes ei olnud Kuperjanovist pärit. Ja siis olid kõik ülejäänud Kuperjanovi jaod, kes olid siis traditsiooniliselt kandsid neid kupikonte ja Kuperjanovi embleemi ja siis meie jagu oli või meie rühm oli siis eraldi. Ja mis nagu selle NAK-i jooksul oli, et me nagu sooritasime kõik eksamid oluliselt paremini kui need traditsioonilised kuperjanovlased. Et me nagu kõik, kes hindasid, et lõppkokkuvõttes seal tehakse, kus ma ütlen, lõpurännak on see hindamisprotsess, hinnatakse teie sooritust, oskust, visadust ja siis kõnnimisel Kuperjanovi rännak on see 100-120 kilomeetrit seljakottidega rännak. Ja ükski aasta ei ole kunagi seda võitnud mitte kuperjanovlane. Ja siis tookord esimest korda võitsid kõik 3 jagu või siis terve rühmad võitsid võidu. Et me olime nagu peajagu üle kuperjanovlastest. Ja see oli tõenäoliselt puhtalt sellepärast, et meil olid katsed, kõik olid vabatahtlikult sinna saada ja nii edasi, et siuke nagu huvitav fakt. Ja mäletan seda, et ma algselt ei pidanud minema, sest et ma tahtsin olla jaoülem. Ma ei tahtnud minna reservohvitseri kursusele ajateenistuses, sest et meile tambiti, et jaoülem on see kõigem, et jaoülem otsustab, jaoülem juhib lahingus täpselt neid inimesi, ta saab ise vahetult lahingutegevuses olla ja sellepärast me tahtsimegi kõik jääda jaoülemateks, aga keegi pidi minema reservohvitseriks ja siis otsustati, et mina lähen. Ja tegelikult pandi ka üks Järvamaa laevast veel teine saar, et 2 saart läksid siis aspirantuuri ja siis reservohvitseri kursusele täna. Ja mina olin siis väiksem, tema oli suurem, et siis meid kutsutati, mina olin Hiiumaa, tema oli Saaremaa. Et kuidas meil nagu hüüdnimed tekkisid, et siukene nagu oli. Ja ma panin siia mingid pildid ka, et kui milline ma noorena olin, et ma ei leidnud väga nagu sellist pilti, kus ma ise peal olen. Et esimene pilt on siis vanas hospitali kasarmus, mida enam tegelikult Paldiskis ei ole. Et ainuke koht sai seal kapi vahel seal tooli peal istuda, aga kogu aeg pidis vasakul poole uks, me alati pidime vaatama, et kui keegi tuli, siis pidid püsti tõusma, sest meil ei olnud seda luksust nagu täna ajateenijatel on, et kui on vaba aeg, siis võivad istuda, võivad voodis lesida, siis me pidime olema kogu aeg püsti. Me päevasel ajal tooli peal istuda ei tohtinud. Ja siis nagu kogu aeg jälgisid, et kui sealt keegi tuli, siis muidu oli kohe kas kapiralli, mis tähendas seda, et kõik, mis kapi sees on kapi ees, tõmmati kõik asjad maha, sa panid oma asjad uuesti sinna või siis seisid tabureid ees niimoodi. Et kogu aeg oli niisugune, olid valmis, et kui on vaja püsti tõusta. Ja siis ma panin veel oma SPK-st mingi pilte, et kus me maskeerimise õpet tegime põllu peal ja et olid huvitavad ajad ja tegelikult nagu ma võtan ajateenistuse, siis kõige ägedam kursus on sõduri baaskursus. Esiteks sa ju vastutad too hetk millegi eest, aga samas sa nagu oled iseseisev ja sa saad nagu hästi palju nagu omandada ja õppida jälle ja areneda sõdurina. Et mäletan nagu oma sõduri baaskursusest nagu kõige huvitavam või niisugune seik oli, mäletan öine orienteerumine oli ja siis nagu ma olin juba peast nagu, kuidas ma tahaks öelda, sõjard, sest et ma tahtsin jalaväelaseks saada. Ma olin jalavägi, tahan minna sõjakooli, ohvitseriks saada, tahan jalaväe ohvitser olla. Siis ma olin nagu, ma tahtsin kõike nagu ägedalt teha. Ja siis ma pandi kokku mingi mehega, kes ei taht nii palju nagu sõdur olla ja ja siis me nagu orienteerusime seal ja mina nagu orienteerusin igalt poolt otse, tahtsin minna, et siis panime sealt veest läbi, kõrist saati lahinguarvustus seljas ja siis tema nagu, seal oli paanika, et ta upub ära ja et ma olin nagu siis ta ütles, et ta ei tule muga mitte kunagi kuskil enam pärast seda. Et niimoodi see nagu käis. Tegelikult nagu midagi hullu ei olnud, lihtsalt pime oli, et tema arvas, et vesi on nii sügav, aga seal nagu tegelikult kukkus ja ei saanud püsti ilusti ja siis tundus, et vesi on nagu sügav, tegelikult vesi nii sügav ei olnud. Ja siuke nagu, ma ütlen, minuga ei taht keegi nagu ringi liikuda, sest nad teadsid, et ma olen natuke hull peast, et tahan ikka igast crazy asju teha. Ja. Kas parimees suhtleb suga ka veel tänasel päeval ka või pärast seda, et enam ei ole kontakti hoidnud? Kusjuures huvitav on see, et me oleme temaga pärast ajateenistust suhelda, aga nüüd me ei ole pikemalt, sest et kaitseväelasega tihtipeale on see, et sa liigud suhteliselt palju mööda Eestit ja väeosasi ringi ja üldiselt on need tuttavad, kellega sa tööl oled, siis nendega sa suhtled.
et nendega sul lihtsalt ei ole aega suhelda vanade koolituttavadega. Jah, ma vahepeal siin ka räägin Taneliga või kellegiga siit kooliajast, aga see on jälle siis, kui me nagu trehvame kokku, et aga üleüldiselt niimoodi, et igapäevaselt või nädalas korra, et kuule, kuidas läheb, sihukest asja ei ole. Et noh, vaadates oma ajateenistuse tagasi, ma olin väga ülesannetele suunatud juht too aeg, et mul oli nagu kama kaks inimeste emotsioonidest ja tunnetest. Minu jaoks oli ülesanne oli vaja teha ja see tuleb teha ja ma andsin käsud ja tegime need ülesanded ära. Ja täna ma arvan, sellepärast ka mul ei olnud ka head meeskonda, et ma sõitsin nagu nende arvamust nagu suhteliselt tugevalt üle. Et ajateenist, seda ei õpetata seal, kuidas nagu olla juht. Sa lihtsalt oled kuidagi, sa teed oma põhiasjad ära ja sul õpetatakse tunni andmist, õpetatakse seda, kuidas lahingus jagu juhtida. Aga see, kuidas nagu sihukest igapäevased toimingud, igapäevane suhtlemine, sellest ei räägita. Ja noore, ma olin 19, minu jaos oli mõni mees, kes oli 27, juba isaks saanud. Et seal nagu tekkis juba sellest pinged, et mis mõttes noor poiss kavandab sinna. Et sihuke, ma ütlen, et see ajateenistus on sihuke huvitav kogemus ja ta annab nagu hea põhja sellest, et kuidas need suhted ja asjad kujunevad. Vot, ja ma arvan, et Kevadtorm 2012 oli minu jaoks nagu siukene vägev kursus. Vahetundist. Ja see oli see koht, kus mina sain päriselt olla rühmaülem. Kevadtormil juhtida oma rühma, anda korraldusi täpselt selles õppuse stsenaariumis, nagu too hetk ette on nähtud. Ja minu arust ma sain ainukese ajateenijaga toonase siis Kirde-kaitse-ringkonna ülemalt tänukirja, et eeskujuliku tegevuse eest antud õppusel. Et Martin Herem oli see, kes kolonel leitnant, kui ma ei eksi, või kolonel too hetk andis mulle nagu tänukirja. Aga mis on selle Kevadtormiga veel huvitav fakt on see, et mu isa oli rõkil sel ajal. Ehk mu isa kutsuti nagu reservõppe kogunemisele. Ehk me olime koos samas pataljonis, tema oli lihtsalt meditsiinikompaniis autojuht. Ja mina olin siis staabikompaniis rühmaülem. Ja siis nagu mu isa oli ka samal õppusel, et see oli niisugune huvitav seik. Et see oli ainukene kord, kus kutsuti Nõukogude Liidus armee teenistuse läbinud siis reservväelased ka päriselt maastikul. Ja rohkem minu teada ei ole seda tehtud. Vot. Hüva. Ja all on siis, ma käisin katsetel, leidsin, et must on tehtud isegi üks pilt, kus ma käisin katsetel jooksmas, et katsed iseenesest ei läinud kõige paremini. Et jäin haigeks ja ma sain minu arust üldfüüsilises testis, ma sain miinimum tulemuse. Ma tegin suhteliselt hea tulemuse selles akadeemilises testis, aga jah, füüsilise testiga ma nagu tegelikult põrusin, et tegelikult mul füüsiline vorm oli väga hea too aeg, aga lihtsalt enda jaoks oli lihtsalt nagu natuke mõru maik. Ma mäletan seda, et ma hirmsasti tahtsin saada. Lävendi põhine oli ka veel, ma mäletan seda, et sa vaatasid, kas need punktid tulevad kokku või ei tule kokku ja siukene pingeline aeg oli. Et nüüd oleks oluliselt lihtsam neid asju teha, sest nende teadmiste juures, mis mul täna on. Aga too aeg on lihtsalt noor ja roheline. Nii, küsimusi kellegi ajateenistuse kohta, et täna ajateenistus mulle möödas juba 14 aastat sisuliselt, kohe saab suvel, et asjad on palju muutunud. Et kindlasti ajateenistus on nüüd tehtud mugavamaks just selle jaoks, et teie tulete keskkonnas sisse, et see ei oleks nagu nii suur muutus. Kindlasti ta on suur muutus, aga ta ei ole enam nagu nii jõhker, nagu ta oli ennem, et väga kohe hakatis muutma ja mõjutama sinu mõttemaailma. Et täna on ikkagi see, et te saate ikkagi rohkem vaba aega, too aeg oli seda vaba aega vähem ja tegelete tegelikult sisuliselt ainult teile vajalike teadmiste omandamisega ajateenistusel. Et enam ei tehta sellist distsiplineerimist, nagu meile tehti, et sellist mõttetut aja kulutamist. Et nüüd on enamus aeg läheb ainult väljaõppeks ja seda, mida te peaksitegi tegema. Nii, ei ole kellegi küsimusi. Füüsikatsed on ajaga kergemaks läinud või samasugused? Jah, kas füüsilised katsed on kergemaks läinud ajaga? On läinud kergemaks, et
kui mina olin ajateenija, siis mina alati vaatasin 100 punkti, ma ei vaata kunagi miinimumi. Miinimum on alati olnud enam-vähem samas augus, aga 100 punkti saada näiteks jooksu 3,2 kilomeetri jooksuga oli 11.54. Ja täna on see äkki 13.00. Et seda nagu toodi nagu alla ja kõiki muid asju toodi ka alla, et ma mäletan, et kõhulihased olid 100 punkti äkki 87 või midagi sellist, täna on see 76. Mingid sooritused on nagu muutunud. Et ajas on muutunud ja et täna statistika või üldse uurimustööd näitavad ka seda, et täna on ajateenijatel raske ka teha seda tavalist, seda lahjendatud versiooni sellest füüsilisest testist, et inimesed liiguvad vähem. Et see peab rohkem liikuma ja tõukerattad ja muud abivahendid tuleb kõrvale jätta, et noor inimene, noor keha peab liikuma, et siis ei teki vigastusi, lihastoonus on parem ja lihtsalt ajateenistuses täna on see, et me tahaksime teha trenni täiega, siis me peame alustama sellest, et me läheme kõigepealt kõndima, sest et füüsiline koormus on või füüsiline võimekus on nii palju erinev. Veel mõni küsimus? Hüva. Kaitseväe Akadeemias läksin kohe peale ajateenistust 2012 aastal ja nagu ma ütlesin, et eesmärgiga minna ikkagi jalaväelaseks, et esimene pettumus Kaitseväe Akadeemias oli kohe ühtluskursusel, see ühtluskursus oli 6 aega ehk ühtlustada, sest kõik, kes sinna tulevad erinevatest väeosadest ja toona oli veel see probleem, et selline väljaõppe tase oli nagu erinev. Kes tuli lahingteenistuspataljonist, või sellest tagalapataljonist, kes tuli siis jalaväepataljonist kuskilt, siis nende tase oli nagu erinev, siis oligi meil ühtluskursus seal alguses. Ja mäletan, et seal ühtluskursusel oli meid äkki 50 või 60, et suurusjärk ja siis me tegime neid erinevaid harjutusi ja ma nagu arvasin, et kõik on samasugused peast mõtlemisega nagu mina, et sõjardid ja kõik tahavad teha ja motivatsioon on kõrge ja siis sa nagu saad aru, et mingid inimesed on tulnud sinna hoopis et kuule, mul muud paremat varianti ei olnud, ma tulen proovin see 3 aastat seal olla, et saan ju, kui meid kutsuti ju kõige rikkamad tudengid Tartus too aeg. Nüüd on ka vist ikkagi, sest nüüd inimesed saavad palka, enam ei saa siis stippi või me saime veel stippi, ma mäletan 500 eurot oli vist see summa, aga õppimise eest raha saada, et teised ei saanud ja meie saime. Ja siis tulidki, osad tulid lihtsalt raha pärast ja siis see ongi nagu selline kummaline, et minu jaoks ma arvasin alati sõjakool või siis Kaitseväe Akadeemia too aeg, et või Kaitseväe Akadeemia nüüd, et meie kutsusime teda sõjakooliks kunagi. Et see on niisugune koht, kus tulevad ainult sõjardid. Et see oli esimene koht, kus ma nagu sain aru, et kõik ei ole peast päris sõjardid. Et osad inimesed teevad seda tööd nagu töö pärast ka. Vot ja õpingud siis sõjakoolis 3 aastat, nad on 3 erinevat plokki, et esimene aasta on selline tsiviilained, õpime sama asja, mida siin, et matemaatikat, need samad asjad, mida ma keskkoolis ei viitsinud õppida, pidin omale tegema ilusti iseseisvalt selgeks või õpiku alusel, et matemaatika, eesti keel, kõik need tsiviilained, füüsika, käisime uuesti läbi ja siis lisaks sellele oli rühmakursus. Ehk ma panin siia ka pildi rühmakursusest, et seal all on käsu andmine ehk maastikumudeli peale teete plaani, joonistate põhimõtteliselt kaardi maha sinna ja seal peal siis annate käsu või siis korraldused oma jaole, et kes mida teeb, kus on ja mängite selle asja nagu maastikul niimoodi läbi, et igaüks saab näidata, et mis on nende ülesanne, et see on niisugune käsu andmise protsess ja seda nagu rühma mõistes me tegime ka, et rühma ülema andis käsu jaoülemat siis oma rollist, siis rääkisid, mis on nende roll ja mis on nende ülesanne, kus nad mis kell olema peavad ja nii edasi, et see rühma fookus on esimene aasta on rühma ülemaks olemine. Teine aasta põhifookus on kompanii ülem, et kompanii on siis 100, ehk sul on juba 3 rühma, keda sa juhid, muidu oli seal 3 jagu, 1 rühm. Siis nüüd sa juhid 3 rühma ja see manööver läheb oluliselt keerulisemaks, sinna tekivad juurde natuke teistsugused võimeid, et saad võib-olla kompanii või pataljoni ülem annab sulle alla mõned miinipildujad ja nii edasi, et siis on nagu juba keerulisem üksuse juhtimine
ja seal on see hästi suur protsess, on selle käsu kirjutamine ja käsu siis sünteesimine, et sa saad nagu kõrgema ülema tahte ja ülema kavatsuse, siis sa pead nagu mõistma sellest aru saama, et mida nüüd kõrgem ülem tahab, et mida sa pead tegema selleks, et see eesmärk saab saavutatud. Ja lõppkokkuvõttes äkki teise aasta või esimese aasta lõpuks nagu ma sain aru, et jalaväelased me oleme kõik, et vahet ei ole, mis eriala sa valid, et jalaväe asja sa teed niikuinii. Ja lihtsalt ma leidsin seda, et logistika pakub mulle rohkem väljundit, ehk ma saan kasutada oma aju, mõelda, sest et logistilised probleemid on natuke keerulisemad probleemid minu jaoks. Kindlasti on jalaväelastel ka oma kunst ja asjad, aga too hetk ma otsustasin, et ma võtan ikkagi logistika ja see oli ka mõjutatud sellest, et kaitseväelane ma ei ole terve elu, et selles mõttes, et kunagi ma saan vanaks ja pean minema pensionile ja tulevad uued noored peale ja siis ega ma kodus istuma ei jää, et siis ma otsustasin, ma võtan nagu logistika, et see on nagu mingi haridus või oskus, mida siis tsiviilelus nagu edasi teha pärast seda, kui kaitseväekarjäär on läbi. Ja mis mul nagu endale nagu meelde jäid, et ma sain olla kadetipalli korraldusmeeskonnas, et kogu selle korralduse juures, mis on nagu suur protsess, et kadetipall on nagu suhteliselt suur üritus kaitseväe mõistes ka, et sinna tulevad kõiksugu suuremad pataljoni ülemad, väeosade ülemad ja siis kõik külalised, kadetid, et mitusada inimest ikkagi. Ja see on niisugune teistsugune protsess, et suur ürituse korraldamine ikkagi. Ja samamoodi ma sain stressinädalat teha, ehk see on niisugune nädal, ma ei ole kindel, kas seda enam tehaks. Ma ütlen, ajas asjad muutuvad, aga too aeg sai teha, oli see, et kui mina sõjakooli läksin, siis kõigepealt oli kadetikandidaat, siis sul oli tavaline K-täht siin rinnakus. Siis sa tegid oma ühtluskursuse ära, siis sa said noorkadetiks. Ja noorkadeti aeg kestis siis kuni detsembrini. Ja noorkadet tähendas seda, et iga hommiku pidime minema kell 6 ujuma Anne kanalisse. Vahet ei olnud, mis ilm väljas oli. Kuni detsembrini. Viimane kord oli niimoodi, et me läksime niimoodi, et jalaga peksid jää katki ja läksid ujuma. Ja väljas tuiskas, rand oli kõik lund täis. Ja see noorkadeti aeg siis lõpeb detsembris ära stressinädalaga, et seal siis toimub see ristimine, niinimetatud vandandmine ja nii edasi, et ja siis stressinädal ongi selline füüsilised ja katsumused erinevad, mida sa teed siis kooli territooriumil või väljaspool kooli jooksed kuskil raadi karjääri palkkõlal või kanderaamiga ja siis hästi vähe und ja sihuke magamatus nädal aega, aga samal ajal õppetöö käib edasi. Ja ma mäletan, et kui ma selle käsu tegin, kolonel Tikerpuu oli siis kooli ülem, siis ma läksin ta seda käsku esitlema, tema pidi selle allkirjastama ja siis ta ütles, luges selle läbi, ütles, et tegemist ei ole erioperatsioonide katsetega, et tehke see asi vähe lihtsamaks, et liiga karm on. Siis ma tegin selle asja nagu ümber, aga lõppkokkuvõttes, kuidas see ellu viidi ikka niimoodi ellu nagu sest meile tehti samamoodi, me ei saanud teha kergemalt teistele ja siis me nagu tegime selle asja nagu huvitavaks. Aga ma lihtsalt tean seda, et sellega kaasnes see, et ma pidin äkki Raadio 2 või Ring FM-i, ma ei mäleta, mis raadios oli, pidin tegema intervjuu, sest et keegi oli kuskil pajatanud, et meil käib mingi stressinädal siin, et mis te teete seal ja mis te korraldate, siis ma pidin nagu andma intervjuud nagu raadiosse. Ja see oli niisugune huvitav kogemus. Ja 2013 aastal osalesin ka D-Viidal, et presenteerisin või esitasin või rääkisin noortele natuke sõjakoolist ja miks sõjakoolis on huvitav ja äge. Et nagu ma täna räägin teile, ja ka sellele eelnes nagu messikoolitus, mis oli üliäge ja huvitav, et meid pandi nagu situatsioonidesse, saime harjutada seda, mida teie täna või võib-olla kui te lähete suuremasse poodi, et need samad LHV vennad, kes teist nööbist tahavad kinni võtta, et kuule, äkki tuled LHV kliendiks, siis täpselt samasugust koolitust saime meie, et D-Viidal teha sisuliselt täpselt samasuguseid asju. Et võimalikult palju neid kontakte saada ja et inimesed ikkagi vaataks ja uuriks sõjakooli kohta. Ja kindlasti, mis eremälestus veel on sõjakoolist, on Soome sõjakooli kadetipall. Santa Hamina siis sõjakoolis Soomes ja nädal aega me seal olime ja selline üliäge kogemus, et Soome sõjakool on ikkagi vanade traditsioonidega ja uhke kool, et
ja siiamaani on mul veel mingid tuttavad Soomest, kes käisid meil Eestis külas ja sihuke huvitav. Kas tantsukursused eelnesid ka sellele? Ja tantsukursused, mina olen väga halb tantsija, sest et kaitseväelastel on üks, vähemalt minu jaoks kõige suurem viga on see, et kui meil tehakse riviõpet ja rivitrilli, siis kõik käsklused algavad vasaku jalaga. Aga tantsus hakkavad need asjad natuke teistpidi ja siis sai ikka päris mõnigi kord partnerile varba peale astutud, sest alustasid vasaku jalaga, tema alustas parema jalaga ja siis astus tal ilusti varba peale. See on nagu otse osa õpingutest. Ja, selles mõttes, et tüdrukud võetakse siis. Linnas on neid tüdrukud küll. Meil olid kohalikud Tartu kooli poisid, kes oma siis gümnaasiumi siis kooliõdesi, siis, kes olid juba läinud Tartu ülikooli või kuskil õppima, siis kutsusid meile tantsima. Ja siis me nagu tantsisime, et minu toanaaber otsis mulle partneri toaaeg sealt Tartu linna vahelt ja siis me tantsisime seal iga õhtu pallis või seal saalis ja tegime palli ja tavaline pall ja tavalist valssi tegime ja siis natuke keerulisemaid tantse ka, aga need mul praegu meeles ei ole. Valssi ma oskan vähemalt tantsida, seda, aga need keerulisemad tantsud, mida meil veel näidati, need mul ei ole meeles. Aga jah, aga sõjakooli palli ajal või siis tantsimine on niisugune, kuna avavalss tehakse, siis rahvast on nii palju, et niikuinii siis sa teed ikka seda. Käed on vähemalt õiges kohas, vaata. Aga samme teha ei saa, sest et nii kitsas on, saal on väike. Et siuke. Ja seda oli Soomes täpselt samamoodi, võtsid küll, et Soomes ju otsitakse ka, nagu meie otsime, kui Soome kadetid käivad meil pallil, siis me otsime neile partnerid. Ja siis meil otsiti ka partnerid, siis ikka nagu tahaksid tantsida, näidata, et ikka oskad, aga seda oskust ei saanud näidata, sest et ruumi ei olnud. Nii et, võt. Ja kooli lõpetasin 2015 ja kooli 3. aasta sisuliselt on eriala, räägime natukene pataljoni tasemest ka, me räägime siis kuni 600 inimest juhtimine ja staabi tööprotseduurides pigem. Ja siis põhifookus on seal erialal ja siis lõputööl, et teha oma bakatöö ära. Et too aeg ma tegin suhteliselt kehva töö. Ütleme niimoodi, et Kaitseväe Akadeemia veel minu jaoks ei olnud nagu õppimine ei olnud oluline. Et see oli jälle niisugune kaasnev protsess, et ma tegin ta ära ja lõputöö valisin ka sellepärast, et saaks tehtud niisugune tujud ja tunded töö, et ei pea väga nagu mõtet taha panema ja niisugune väga lihtne. Ja selles mõttes tulemus oli ka vastav, et hinne oli suhteliselt madal, aga vähemalt tehtud sai. Et jah. Aga siis oligi see, et tahaks rühma peale minna ja teha nagu rühma peale asju ja saaks nagu ajateenijatega tööd teha. Vot, kellelgi sõjakooli kohta küsimusi. Kedagi huvitab üldse sõjakooli õppima minek? On mõeld keegi? Ei ole. Ajateenistusse tahate minna? Keegi? Muidugi. Tahad? See on väga hea. Nii, teenistusrühma ja sektsiooni ülemanna, siis minu jaoks oli suur üllatus kooli lõpus, et ma õhutõrje pataljoni läksin. Et tegelikult jälle pettumus, sest ma ei ole õhutõrje ja ma olen logistik, et ma tahtsin minna tegelikult logistikapataljoni ja pidingi algus minema sinna. Aga kuna olud olid sellised, et toimusid muutused, siis me kolmekesi, kes me logistikapataljoni pidime minema, siis mina läksin õhutõrjesse, üks mees läks staabiside pataljoni ja üks mees läks ju, ma ei mäleta, kas luurekompanisse või kuskile. Siis me nagu niimoodi laiali visati, et logistikud on niisugused head ametid, et igal pool on logistikut vaja, vahet ei ole, millises väeliigis või väeosas sa teenid, et kogu aeg on logistikuid vaja. Ja rühma ülemana, siis ma teenisin tagalrühma ülemana 2 aastat, 2015 ja 2017 suvi siis liikusin ära staapi. Aga rühma ülemana teenistus nagu oli üllatav ja huvitav selles osas, et tegelikult kool õpetab meile seda sõjalist asja hästi palju. Et hästi nagu pealiskaudselt räägitakse sellest nagu rahuaegsest asjast ja siuke
nüüd tõenäoliselt kindlasti rohkem, sest et on aru saadud, et see on nagu suur osa sinu teenistus on see, mida sa teed rahuajal väeosas ja kogu see inimestega suhtlemine, inimeste lihtsate probleemide lahendamine on see, mis on nagu niisugune suur fookus seal. Vot. Ja rühma tagala rühma ülemanna siis põhitöö on see, et sa vaatad, et see pataljon saab oma varud ja vahendid kätte ja kõik see tehnika saaks remonditud, kui midagi katki läheb, relvastus saaks remonditud, et oleks olemas laskemoon, toit, kõik, mida sõduril on vaja. Ja kus ma ütlen, olude sunnil pidin ma suhteliselt kiirelt rühma pealt ära liikuma. 2017, 2021 aastal ma läksin tagala sektsiooni ülemaks. Ma olin noorem leitnant. Et ma olin suhteliselt noor, toores ja sain suhteliselt suure vastutusega ametikoha omale. Et algus tundus lihtne, aga mida aasta edasi, seda rohkem sain aru, kui palju on vaja tööd teha. Et siis ma hakkasin aru saama, mis mu tööülesanded on. Et kui ma 4. aastal sealt ära läksin, siis ma sain aru, et kui palju tegelikult on vaja seal tööd teha, et see asi saaks korda ja üleüldiselt nagu toimiks ideaalselt ilma tõrgeteta. Et lihtsalt teenistus on selline, nagu ta on. Selle perioodi sisse jäi ka üks suur õppus Leedus, Tobruk Legacy, mis sai nagu huvitav minu jaoks see, et ma sain kogu selle planeerimise osa kaasas käia, Leedu vahet sõita, et osaleda planeerimiskonverentsidel ja planeerida meie üksuste siirmist siis Leetu ja tagasi, et niisugune rahvusvaheline kogu see dokumentatsioonide edastamine, tegemine, et piiriületused, NATO reisidokumentide tegemine ja kogu see suhtlus nagu see oli niisugune vägev kogemus. Et see ei ole päris nii, et üks piir ei ole, et võtame autod ja sõidame Leetu, et ikkagi rohelised autod ja vormid ja relvad, et see päris nii ei saa sõita. Et niisugune huvitav kogemus. Lisaks sellele siis kaasati mind suhteliselt palju Taani diviisi õppustel, Lätis, Leedus. Ehk sain osaleda ja arendada ennast nende diviisi õppuste raames oli alati mingid täiendavad kursused, mingi varude prognoosimised, niisugused protsessid, et silmaringi arendavad asjad. Ja niisugune huvitav kogemus oli, mäletan, et kui me olime Lätis, ma ei tea, kas oli 17 või 18 aastal ja Lätis planeerisime, siis minule meeldis hästi palju planeerida paberil tegin, sest et Exceli värk tuleb mul hiljem tuli juurde, aga ma ei usaldanud seda arvutit väga palju, siis ma tegin nagu oma arvutused kogu aeg paberil, prognoosid, asjad ja kalkulatsioonid tegin paberil ja siis mäletan, et mingi halli peaga Taani härra tuli sinna, prillid peas, vaatas, mul on pakk pabereid, siis vend küsib mult, et kas sa arvutist ei ole midagi kuulnud või? Et veel Excel teeb ju selle töö palju kiiremini ära. Ütlesin, ma ei usalda Excelit, et aga kui arvuti nagu või vool ära ka vaku tühjaks saab, siis mis siis saab? Siis on ikka ju paber ja pliiats. Ja siis niisugune huvitav kogemus, et nemad tegid hästi palju arvutiga. Ja mina too aeg hästi palju tegin käsitsi. Mulle meeldis, nüüd ma teen ka arvutiga hästi palju asju, et mugavus ikkagi. Oot. Jah, ma panin siia erinev pilt, et vasakule alla on siis, kui me ei eksi, Leedus tehtud õppus, kus mängitakse läbi plaani, ehk kui ma ennem näitasin, kus toimub rühma ülem, annab käsku maastikumudelil, mis on siis kaardi suurendatud kujutis, siis täna seda tehakse ka brigaadide ja diviiside tasandil. Joonistatakse suured manöövrid peale, kus pataljoni ülemad kõnnivad ringi, oma nupukesi liigutavad ja see harjutatakse päriselt need tegevused läbi. Enne kui need päriselt ellu viiaks. Vot. Nii. Vot. Ja pärast seda tuli aeg uuesti kooli minna, et keskastme kursus. Ja ma arvan, et üks kõige ägedamaid kursused, kus mina täna käinud olen. Et kindlasti silmaringi mõistes nagu toimus niimoodi. Et see, kuidas see kursus on üles ehitatud, need inimesed, kes selle panuse seal on andnud ja seda tööd teevad meiega keskastme kursusel lähevad üldiselt 5-6 aastat teeninud kaitseväelased, ohvitserid, kes siis on juba natukene rühma peal olnud ja saavad oma teadmised. Ja see, kuidas nagu meile räägitakse kogu sellest maailmast ja kuidas see nagu asi nagu käib,
miks mingid otsused tehakse, see täna, mida te meedias loete või lehes loete, et kuidas seda nagu mõista, kogu see kriitiline mõtlemine, see nagu üli nagu huvitav ja nagu silmi avardab. Et see on see koht, kus sa saad aru, et päriselt asjad ei ole üldse nii lihtsad ja teine on see, et ennem olid nagu rühmaülemus, vaatasid, okei, tehti mingid otsused, mõtlesid, et miks nii tehakse, et saab ka teistmoodi. Siis hakkad nagu mõistma seda, kuidas organisatsioon toimib, kuidas organisatsioonis muutused ellu viiakse, kui palju see aega võtab. Ja edasi, mis mulle nagu üli huvitavad asjad olid Kaitseväe juhataja õppereis, mis on selline õppereis, kus tulevad põhimõtteliselt Kaitseväe kõige kõrgemad ülemad kohale ja me sisuliselt viime nad mingisse piirkonda ja me teeme neile täisanalüüsi sellest piirkonnast, kuidas vastane selles piirkonnas peaks toimetama, mis on tema nagu asjad seal, millist manöövrit ta kasutab, millist tehnikat ta kasutab, mis on tema kitsaskohad, piirangud, nõrkused seal. Siis me räägime nagu kogu seda asja, me kõnnime maastikul läbi päriselt need kohad. Ja selline saad vahetult kindralitega rääkida ja arutleda teemadel, mis on nagu sellised huvitavad ja aktuaalsed. Ja mina mäletan, ma olen logistik, aga ma sõjakoolis vältsin seda, ma ei tahtnud võtta seda või siis magistratuuris, ma ei tahtnud võtta logistikaga seotud asju, sest ma tahtsin nagu teha muid asju. Ma tahtsin olla S2 ehk luure asju teha, vastase asju, siis ma tahtsin teha operatsioone ehk planeerida manöövrit, ehk see, kuidas mingeid asju ellu viiakse. Ja siis ma nagu tahtsin neid rolle, siis Kaitseväe juhataja õppereisil ma olin siis vastase grupis ja ma nagu arvutasin välja erinevad kogused, kui palju vastane päevas kulutab laskemoona, kütust vastavalt täna Ukrainas toimuvale. Ja panin nad päriselt numbritesse läbi selle, et ma kuskil Vene foorumites otsisin mootori mahud, silindri mõõdud ja kalkuleerisin välja kõik, palju kütust kulub selle masina liigutamisega punktist A punkti B. Ja siuksed asju, et selline nagu huvitav kogemus ja teistsugune. Siis ka sõjakunsti ajalugu, et tänane brigaadi ülem, esimese brigaadi ülem andis meile nagu seda ainet, mis oli üli huvitav, kuna ta on nagu üli nagu avatud silmaringiga ja niisugune huvitavalt oskab loengud üles ehitada, sest need olid nagu väga ägedad. Ja need olid tehtud selliselt, et ega me seal täit vastust kunagi ei saanud. Alati oli tund lõppes sellega, et tee mõelge, siis olid küsimused. Ja siis me järgmine tund arutasime nende asjade üle. Et hästi palju siukest, et mis oli seal muidugi hästi palju lugemist, et 2 tundi lugesid siis kohustuslikus korras, 2 tundi isamaa eest ja 2 tundi siis läbiviija eest, et 6 tundi pidid päevas lugema. Ja siis arutasid nendel teemadel, aga see oli nagu üliäge. Aga hästi palju vastuseid jäi saamata, see tähendab seda, et täna tuleb sellega edasi tegeleda. Vot. Ja Emajõe kilp 23 aastal meie viisime läbi. Emajõe kilp on siis õppus, kus siis noorkadetid või mitte noorkadetid, vaid siis kadettidele me teeme siis treeningu ehk õppuse, ehk nad saavad päriselt olla rühmaülemad, et esimese aasta kadetid on rühmaülemad selles õppuses, teise aasta kadetid on kompanii ülemad, teevad kompanii käske, päriselt manöövrit ja me teeme seda nagu simulatsiooni peal. Ehk simulaator taustal käib ja meie planeerime kogu selle õppuse sinna sisse. Ja ma sain nagu olla ka selles korraldusmeeskonnas, mis nagu on niisugune huvitav. Et omaette niisugune suur õppus üle Kaitseväe ja palju inimesi, palju osalesi. Ja proovida nagu seda asja omavahel niimoodi kokku panna, et kõik saavad oma õpiväljundid saavutatud kogu see protsess, et niisugune huvitav. Ja sai ka palju spordiga tegeleda, et ma olen rohkem pilte nagu väga ei leidnud, et panin oma lõpetamise pildi ja siis äkki ülemine oli krossi jooksu tasustamine, autasustamine, sest et me olime ikkagi vanad, me oleme selles mõttes 30-ndates juba, et me ei ole enam esimest nooruses, aga me suutsime noorte kadettidega võidu joosta ja saime teise kohani. Et ikkagi 2 aastat järjest me tegelikult panime koolis on selline spordiseeria, kus me teeme erinevad spordialasi, saalijooki, jalgpall, võrkpall ja nii edasi. Ja siis me saame punkte, mis koha seal saad punkte ja siis on nagu niisugune Grand Prixi laadne asi. Me 2 aastat esimest korda esiteks keskastme kursus pani selle kinni ja me panime 2 korda järjest selle kinni. Et kadetid juba ütlesid, et vähemalt 3. aasta me saame ise võita, et me oleme ainult 2 aastat seal. Et jah.
ja teenistus pärast kaitseväe siis keskastme kursust. Kellelgi vahepeal mingi küsimusi? Ikka ei ole. Siis 23 aasta suvest olen kompanii ülem. Teenin staabi väliteenistuskompaniis, lahinguteenistuspataljonis. Ja minu põhiülesanne on siis väljaõppe läbiviimine. Ehk ma juhin oma kompaniid, mul on sõjaaja kompanii, kellel on sõjaaja ülesanded ja ma sisuliselt treenin neid selleks, et nad suudaks oma meeskonnana täita neid ülesanded, mis neil on sõjale ette nähtud. Ja sinna juurde kuulub ka vahepeal parimate ergutamised ja panin ka siia mingi, vaatan, kus see mängib ka või. Lahinglaskmise häält vist ei ole, aga ja, ehk panin lahinglaskmistest video, et sisuliselt lahinglaskmised on niisugused kõige keerulisemad asjad, sa paned erinevad relvad laskma, sa pead arvestama sellest, mis suunas, kus need ohualad on, et kõik inimesed ikkagi jääks terveks. Ja niisugune nagu huvitav kogemus minu jaoks, sest et nagu te nägite mu teenistus, siis ma rühma peal olin suhteliselt vähe aega, ma läksin kohe sektsiooni, Tagala sektsioon väga palju väljaõppega ei tegele, siis täna minu jaoks nagu kompanii ülemana nagu see väljaõppe pool ja oli nagu niisugune uudne just selline väljaõppe planeerimise pool, et maa-alade kooskõlastused, kogu see käsu tegemine, see protsess, et vaadata, et need asjad nagu ellu jooksed, kust tulevad laskemoon, kust tulevad muud asjad, et kogu see oli minu jaoks väga uus ja niisugune, nüüd ma olen muidugi juba aasta teinud, nüüd enam ei ole hullu, aga kõik need programmid, erinevad tahvel, teie, ma sain täna teada, et teie ei kasuta tahvlit, aga kutsekad kasutavad tahvlit, et tahvlis tunniplaanide tegemine, kogu see asi, et see on niisugune sama töö nagu õpetaja täna siin teeb. Et lihtsalt meil on nagu relvad ka seal juures, et natuke laseme ka. Et jah, et kes ajateenistusse tuleb, siis tulge lahingteenistuspataljonile, et teeme teile huvitava väljaõppe. Lisaks õnnestus mul käia logistikuna Soomes talvesõja kursusel 100 kilti Rovaniemis põhjas Sodankülas ehk Sõjaküla eesti keeles. Ja ma arvan, ma olin üks esimesi logistikud, kes oli nagu päriselt väljaspoolt nagu üldiselt saadetakse sinna luurajad, jalaväelased, erioperaatorid. Ja ma arvan, et see on selles mõttes täiendkursuste mõistes on see lagi, sest et see, mida sa koged seal -35-ga, vöös saati lumi on teistsugune, lumi on nagu liiv. Et selles mõttes, et palja jalaga käid, siis oled kohe puusani sees. Et see, kuidas sa nagu riietud, sul kogu aeg on külm, sest higistada sa ei tohi, siis sa võid väga-väga halvasti lõppeda. Ja teine asi, mis on, sul ei ole hetkegi, kus sa seisad. Ehk kui sul on mingi paus, siis sa tegeled kas riietega, tegeled vee tegemisega, lumes tegime vett kogu aeg, et või kuivatad riideid, nagu kogu aeg teed midagi. Sul ei ole nagu hetkegi, kus sa istud. Tikke ei ole, ainult tulepulk, et kui ahju ära kustutad, siis palju õnne. Et -35 ja ahi ära kustub, siis toas läheb päris kiirkülmaks. Et niisugune äge. Et see oli esimene suusatamine meil, video natuke nagu kuidagi hangub, aga see on keset päeva, see on kõige valgem hetk üldse, mis seal oli. Et päikest seal ei näe sel ajal. Et päike on põhimõtteliselt kogu aeg metsa taga ja see on nagu keset päeva kõige valgem hetk ja sellist aega on 2 tundi, ülejäänud aega pime. Suusatasime hästi palju. Siis vasakul see esimene pilt, see oli jääaugu, ehk sa pead, seal tuleb niimoodi, et 3 nädalat see kestab aktiivsesse faasi, kus sa päriselt oled kogu aeg ülesandes, täidad nagu lahingulisi ülesandeid ja et ellu jääda seal, siis sa pead läbima rida teste. See esimene test on see, et sa pead läbima selle water confidence test, eesti keeles siis mingi, ma ei oska tõlkida, igatahes sa kukud vette oma asjadega. See väljas oli äkki -19 või -21, ma ei mäleta.
suuskadega sõidad seal, kukud sinna vette, sul on see seljakott, mina läksin viimasena sinna sisse, siis seljakott kaalus juba, ma arvan, mingi 30 kilo, sest see oli ära jäetunud juba. Siis ma kukkusin sisse niimoodi, et lops vee alla, noh, teised käisid nagu lõuani, no ma käisin nagu sutsti kohe põhjana. Aga mul läks nagu õnneks, et ma sain nagu suusad suhtlikult, seal on see kriitiline, et sa pead kiirelt oma asjad tõstma ääre peale ära, sa ei tohi jätta neid vedelema. Ja siis sa nagu jääd siin ääre peale seisma, siis nad küsivad sult igasuguseid imelikke küsimusi, sest nad üritavad aru saada, kas sa oled nagu mõistuse juures või sa oled juba paanikas. Ja siis sa saad sealt nagu välja roomata ja siis sa jooksed mingi 400 meetrit ja vahetad riided ära, paned kuivad riided selga ja siis jooksed ennast soojaks ja siis võid hakata alles tuld tegema. Ja tuld siis teed ka need väiksed oksad ja siis teed aga no mul õnneks, ma olen kuumavereline, siis mul ei nagu, ma hoidsin kohe käsi kaenla all ja mul ei nagu hoidsin sõrmed soojas, ma sain suht kiirelt ennast lahti. Aga mul baarimees nagu, tal käed olid külmad ja siis need lähevad nii kangeks. Ta ei saanud enamast riidest lahti, siis ma pidin teda ise riidest lahti võtma. Siis pani mulle kaenla alla varbad, soojendas oma varbaid ja siuke lahingpaari värk. Ja noh, siin on niimoodi, et mõne minutiga olid need riided sellised seisid lihtsalt jääkamakad. Võttis seast ära mõne minutiga lihtsalt. Ja see parempoolne onn, selle ma ehitasin, see oli see, kus me magasime -35-ga, et magamiskottides, siuke omaette protseduuri jälle, et sööd hästi valgurikast toitus, valk laguneb aeglasti, paned soojaveepudeli jalga vahele, sest jalad peavad soojad olema, sest et kui jalad on külmad, siis sa külmetad terve öö, aga kui jalad on soojad, siis on väga hästi. Et siuke äge, et alati paned oma kõige kuivamad riided selga magamiseks, siis alati ma jäin seal, siis tõmbad selle kotti ukse ette, sest muidu tuleb sealt külma sisse ja meil tuli pärast seda kohe see firemaking test. Sul on kõige puhtamad riided, sul on kõige kuivamad riided seljas ja siis öeldakse 15 minutes firemaking test, no siis on mingi poole kildi kaugusel, pead asjad kokku pakkima, tuld ja lähed sinna, hakkad puid tegema ja tuld tegema, seal oli nagu trill oli selline, et 2 minutiga äkki pidi tule üles saama ja 5 minutiga pidi vee keema saama. Ja siis me õppisimegi, et kiho ja tuli ja pala oli tuli ja kiho on nagu boiling, et keeb. Et siis me tegimegi. Äge kurs. Paneb ennast proovile. Et ma arvan, et ma magasin keskmiselt selles aktiivses faasis, mis oli üle nädala, mingi 2 tundi. Ülejäänud aja ma tõmblesin ringi keskmiselt 6,000–8,000 kilokalorit päevas. Ja ma ei tea palju, mitu 100 kilomeetrit äkki suusatasin kokku selle perioodi jooksul ära. Siis ma olin see vend, kes mind pandi jaoülema abiks, siis sul oli varu laskemoon seljas, siis sul oli signaali püstol, siis oli mingi ilgelt vana suur see raadiojaam, mida ma ühtegi korda ei kasutanud, siis ei töötanud, aga kaasad pidi olema. Ja siis sa tassisid kogu see toit ja äge. Mis on nagu, ma läksin sinna niimoodi, et ma pärast seda läksin meditsiinikontrollis, ma murdsin hüppeliiges ära ja siis ma läksin meditsiinikontrolli pärast seda kursust kohe paar päeva, tehti see MRT, siis tuli välja, et mul on kõõlus rebenna, aga ma ei julgenud öelda, et ma käisin sellisel kursusel. Vot, et see on see üks sellist ägedest kursustest, kus saab käia, et Norras saab käia samamoodi, mina sain Soomes käia, et see aasta vist Soome ei saadetud kedagi, et siukest nagu huvitavad kogemused, aga sinna ma kandideerisin, see kursusele niisama ei saadeta, et see pead kandideerima, sinna saab võib-olla 1–2 kohta, 3 kohta võib-olla Eesti peale kokku ja siis saad sinna minna. Nii. Ja siis jah, kui ma Soomest tagasi tulin, siis selleks ajaks ma kandideerisin muidugi rahvusvahelise sõjalisele operatsioonile ka Iraaki. Et osutasin valituks ja käisin Iraagis ära siis suvest, juulist ja tulin tagasi vahetult äkki nüüd natuke rohkem kui 2 nädalat tagasi. Et vägev, jälle äge kogemus, et kindlasti kui tekib veel võimalusi, siis sõjaliste operatsioonidel ma tahan kindlasti veel minna. Siis mis oli nagu huvitav on see, et see piirkond üleüldiselt nagu see kultuur,
sest ma ei ole ennem Lähis-Idas käinud, et minu jaoks on nagu üllatav ja kuidas need inimesed elavad, kui ja millisel viisil nad siis suhtlevad, kuidas see kultuuriline pool üldse nagu seal toimib. Et see on nagu huvitav, sest et Iraak või see koht, kus me olime, Kurdistan on, et ta on Iraagi põhjaosas, aga ta on niisugune Kurdistani autonoomne piirkond, et kurdid on siis, ma arvan, kas maailmas suurim või maailmalt suuruselt teine rahvus inimesi, kellel pole oma riiklust. Ja sisuliselt nendega on nagu niimoodi, et nad üritavad seal ellu jääda, neid on 35 miljonit ja nad ei ole ainult Iraagis, nad on seal Türgi, Süüria, Iraani külje peal ka, et nad on selliselt selles piirkonnas, nad tahavad samamoodi iseseisvust saada. Ja siis nagu see, kuidas nad nagu seda üritavad saavutada, see suhtlus ja nende nagu kohalikega, sest et mina olin rahvusliku toetuselemendi ülem, siis ma hästi palju käisin nagu kohalikega suhtlemas just selles osas, et me rääkisime teenuseid, asju läbi seal ja suhtlesin nendega nagu otse ja ilmselgelt me rääkisime ka nende ajaloost, et meil on suhteliselt palju sarnasusi joone, et mida nemad on läbi elanud ja nii edasi, et sihuke paralleele tõmmata ja rääkisime ka poliitikast seal selles mõttes, et just seda, et mida nemad tunnevad ja nii edasi, sihukene nagu huvitav kogemus. Kindlasti koostöö liitlastega, et väga palju sai teha koostööd ameeriklastega, kõige rohkem ameeriklastega, samamoodi itaallaste, sakslastega. Et selline liitlastega suhtlemine, asjade ajamine, see protsess, et kuidas me nagu üksteist mõistame, et see on nagu niisugune huvitav missioonil. Ja mis mul nagu hullult meeldis, kui Kurdistanis peaks kunagi minema rahulikuks või üldse seal Lähis-Idas, siis kindlasti tasub sinna minna mootorrattaga või millegiga, et selline nagu huvitav loodus on seal, et see on suvel filmitud. Et ma käisin luurel seal niimoodi, et ma käisin maikuus peale kevadtormi, enne minu sünnipäeva, et mai lõpus on mul sünnipäev, siis ma käisin nädal aega seal, siis oli väljas äkki kuskil 40 kraadi ja ma vaatasin, pole hullu midagi, saab hakkama. Ja Eestis oli siin, kui ma ära läksin juulis, oli ikkagi päris suured soojad, siukene ikkagi 30 ligidal, siukene mõnus. Ja mõtlesin, et seal on siis läheb natukene soojemaks, aga ei ole hullu, aga see on ikka next level, et see mõttes, et 28. juuli, kui ma lennukist maha astusin ja lennuki ukse või selle lennujaama uksed lahti läksid ja siis käib nagu siuke pauk, et praeahju lahti ja siis tuleb see kuum aur näkku, siis sisuliselt sama asi on nagu seal niimoodi, et seal on õhk on selline ja siis sa saad nagu aru, et kuhu sa sattunud oled, väljas 58 kraadi sooja. Et vägev, et ma käisin ära -35-ga siis selles polaarjoonest põhjas artilises kliimas ja siis ma sain nüüd suvel kohe otsa 58 põrgukuumust ka, nii et kumb rohkem meeldis? Mul meeldib külm rohkem. Külm meeldib mul rohkem. Aga jah, kogu see maastik ja asjad, et me käisime seal ringi, seal on selline asi nagu Toore Canyon, mis on sisuliselt sama, mis on seal Horseshoe Canyon USAs, põhimõtteliselt täpselt identne. Ja käisime seal seda vaatamas ja et isegi kohalikud ei ole seal käinud, sest et seal on liikumine on suhteliselt keeruline. Et meie sõjaväelastena saame nagu koordineerime ära, siis me saame nagu lihtsamini läbi, aga seal on väga palju selliseid kontrollpunkte, kus sa ei saa nagu läbi liikuda. Et tsiviilisikuna seal kindlasti keerulisem. Ja siis me käisime seal kus leiti esimesed neandertaalast. 2 tükki. Muidugi see koht on nagu näed, et mingi koobas must näha on lõket on tehtud seal all ja mingi auk. Siis öeldi, et siit leiti 2 neandertaalast. Et see mõttes, aga lihtsalt me käisime seal. Et kuna tegemist on ju ajalooliselt väga rikkaliku piirkonnaga, et Mesopotaamia ja kogu see piirkond, Babylon ja et seal on nagu väga palju väike rahvaid oli ju nende samade Tigrise ja Eufrati juures seal, et see kultuur on väga rikas. Vot. Ja panin mõned pildid ka, et tegime veel laskeväljaõpet seal oma üksusele ja minu põhiülesanne oligi rahvusliku toetuselemendi juhtimine ja rahvuslik toetuselemendi ülesanne on sisuliselt Eesti kompanii või üldse Eesti kontingendile tagada kõik vajalikud vahendid
ja seda, mis tegime kas läbi siseriiklike vahendite, käisime kas kohalikes ettevõtetes teenust hankimas, poodides ostamas, siis läbi interneti, Amazon ehk väljast USA-st asjad ja Eestist. Kauba saatmine, siia saatmine, kogu isikkoosseisu liigutamine edasi-tagasi, Eesti kompanii sinna toomine, tagasi toomine ja kogu selle baasi heaolu tagamine ehk kogu see eluteenused, mis seal sees on, vesi, elekter, pluss kogu ehitamine, arendamine, arendustegevused. Et see oli nagu meie ja minu meeskonna nagu põhiülesand ja kogemus vägev, eriti nagu kogemus teha skautidega, elukutselistes kaitseväelastega koostööd ja see nagu professionaalsus, mis meil nagu omavahel seal oli ja noh, ma ütlen niimoodi, et kui ma täna nagu tagasi vaatan, siis ma arvan, et minu meeskond ja me õnnestusime ja hea maik jäi suhu, et selles mõttes, et ma usun, et järgmiseks missiooniks ikkagi võetakse ka kaasa. Saab, Kristjan? Mis edasi saab? Minust või? Või sul on järgmine slaid, ongi tuleviku slaid või? Ei. Ei ole. Mis must edasi saab? Minust saab edasi suvel, ma lähen sektsiooni ülemaks staapi ehk minu üksuse peal saab läbi ehk ma ajateenete pealt liigun ära, et ma lihtsalt pean edasi liikuma, et karjäär nõuab, et ma lähen operatsioonide sektsiooni ehk ma lähen tegema seda manöövrivärki ja siis praegu plaan on niimoodi, et tahaks minna 3. taset, esimene tase oli põhikursus, teine tase oli magister, eks, ja 3. tase tahaks minna välismaale, et olen Pajatallini ülemalt küsinud, et tahaks minna Ameerika Ühendriikidesse. Aga eks näha ole. Kas õnnestub? Jah. Ma panin lihtsalt, millega ma nagu vabal ajal ka tegelen, et võib-olla et mu põhitegevused on orienteerumine, seiklusport on mulle hakanud meeldima. Ehk osalesin Expedition Estonial 2022 aastal Ida-Virus 270 kilomeetrit, 56 tundi jutt üleval, siuke huvitav matkamine ja jooksmine ja langevarjuhüpped, et need on need, millega ma üldiselt tegelen. Et langevarjuhüpetega vähem, sest see võtab nii palju aega ära. Nii. Ja kokkuvõttes siis, miks valida siis ohvitseri karjäär? Siis võimalus kujundada oma karjääri ja osaleda siis huvitavatel õppustel ja kursustel. Kui kedagi nagu huvitab, et minu näitel ma ütlen, et üliäge Soome kursus on nagu üliäge. Siis õppused erinevad, rahvusvahelised, kogu see, kui teil meeldib nagu reisida ja suhelda liitlastega, inglise keelt praktiseerida, siis kindlasti see on koht, kus te saate, sest et meie keel, töökeel nagu saab olema inglise keel ja seal nagu midagi ei ole. Ja võimalus siis otsustada, viia ellu oma ideid ehk oma üksuses oma asjadega. Et selles mõttes, et kui teil on nagu tahe juhtida ja otsustada, siis see on kindlasti koht ja ohvitser seda teha ka saab. Ja kõik teadmised, mis ma täna saanud olen ja oskused, siis ma arvan, et need on ka võimalik anda üle tsiviili. Et kui isegi ma täna peaks otsustama, et ma lähen organisatsioonist ära, siis ma arvan, et mul on piisavalt head teadmised ja oskused, et tsiviilist saada hea töö. Et juhtimiskogemus, logistika, ma arvan, et see ei ole probleem. Ja rutiinset tööd ei ole, et iga päev on midagi uut ja üllatavat. Ehk kuna me oleme planeeriv organisatsioon mingis osas ka, et kui planeerimisega ikkagi nihu läheb, siis ikkagi tuleb ka väga palju tuld kustutada. Et tööd on ja sellist nagu, ma ütlen, rutiini ei teki. Et sul on kogu aeg on võimalus käia vahepeal, kui rutiin on tekkinud, siis lähed vahepeal õppima, tuled tagasi, jälle uuesti motivatsioon üleval, siis teed oma 3 aastat ära, lähed jälle järgmist taset õppima, et selles mõttes, et ohvitserina on seda nagu rutiini vältimist oluliselt rohkem, siis sul on seda enesearengut kogu aeg. Vot. Ja ma panin siia 2 linki ka, et kui te tahate nagu infot veel uurida, et www.mil.ee on kogu selle kaitseorganisatsiooni kohta ja KVK on Kaitseväe Akadeemia koduleht, et kui teid huvitab ohvitseri karjäär, mis on sisseastumistingimused, millised eksamid on vaja teha, siis nendel lehtedelt te saate kogu selle info kätte. Vot. Hüva, aga mul rohkem ei ole.
oli see vast seiklus. Ma ise mäletan tegelikult küll su noorkalkas olemise aegu küll päris hästi ja ma arvan, et see, et sa sinna auto peale orienteeruma sattusid, et selles võis isegi olla äkki ka natuke minu süüd, aga ma arvan, et ilmselt andis Toomas Haan väga hea vihje, et üks spordipoiss on. Sest tundub, et sa oled spordis oled sina sõber alati olnud ja. Ja ilmselt see teid kokku tõi ja ma ütleks, et ma ei tea sellist ägedat gängi nagu teil oli, sest tegelikult teil olid ju plaanid, olid ju kõigil, te tahtsite kõik minna ja Kaitseväe Akadeemiasse. Et ma nagu seda hästi mäletan, et see oli teie hästi kindel, selge otsus, aga elu teeb ikka oma korrektuurid. Ja ma mäletan seda, et ma ei tea, kas sa võisid nüüd olla seal Kaitseväe Akadeemias või olid sa siis ajateenistuses, aga me käisime Koerukooli õpilastega riigikaitselaagris, nagu siin kõik, kes 11-12 juba käinud, kõigile väga meeldib. Alati ja kõige parem osa gümnaasiumi õpingutest on noorte tagasiside, ongi riigikaitseõpetus. Just see praktiline pool on nagu väga palju huvi pakkunud. Ja ma mäletan seal Nurmsi lennuväljal, lähen jälle mina mingi lennuga seal ja kuulan kuskil võsa taga, keegi räägib nii ennast unustavalt õpetab õpilas ja mõtlen, issand, kui tuttav hääl see on. Ja lähen nurga taha, sina oled seal. Ja minu arust oli Hardi ka. Arvi oli ka. Kas võis olla niimoodi, et te kaitseliitlastena panustasite? Ma ütlen, ma olen käinud 2 riigikaitse, üks kord on olnud akadeemias, aga siis olid Tartu koolid ja see oli Unikülas. Aga me käisime minu arust seal. Siis kui me olime ajateenijad, siis me käisime, see Merilo viis läbi seda minu arust. Ja see oli seal lennuvälja kõrval. Just. Ja kui ägedalt õpetasite seal noori, siis ma mõtlesin, kas elu teeb nagu ägedaid ringe. Et väga põnev kuulamine oli, ma arvan, et noored on nõus sellega, et see on nagu hoopis natukene selline teistmoodi perspektiiv ja kogu aeg mul endal jooksid ka läbi, kuna meil eile oli selline tudengivarjupäev, noortel oli võimalus tudengeid varjutada ja lisaks siis uuriti erinevaid erialaid, elukutseid ja sai põhikooli noored käisid ka vanematega tööl kaasas, et siis mul kogu aeg käis nagu peast läbi, et mis ained, milliste ainetega, milliste oskustega see kõik seatud on ja siit jooksis nagu tegelikult väga suur spekter läbi nagu kõik alates füüsikast lõpetades inglise keeleni. Jah, kõike läheb vaja. Elus läheb kõike vaja. Igal juhul meil on sulle väike kingitus ka, küll tagasihoidlik selline kotikene ja see on uskumatu, vaata kui ägeda koti ma sain koopist. Selline laiguline, et selline suur tänu sulle, teeme ühe nüüd suure aplausi. Ja ma lihtsalt küsin siia lõppu, et kui palju sa oled Kaitseliiduga seotud, kas sa enam oled või ei ole, see on selline täitsa huvitab nagu, üks asi on Kaitseväes olla, aga teine on siis Kaitseliidus olla, eks, et vabatahtlikuna panustada. Ma olen Kaitseliidu liige siiani. Marvin Tammevaid kirjutas mulle just, et liikmemaksu on vaja maksta. No. Seda on hea teada, see tähendab meie jaoks ka, meie kogukonna jaoks ka, et me saame siin vastavalt sinu vabale ajale, võimalustele, tahtele saame kaasata oma ettevõtmistes. Ja, no ma olen tegelikult Mäepaluga rääkinud sel teemal, et ta pidi talvesõja kursust tegema. Ma ütlesin, et kutsu mind. Ma olen nüüd õppinud mees, tuld põhjast. Ma tean küll, kuidas seda tehakse ja ma nagu äge kogemus endal nagu oma turja peal nagu läbi proovitud. Et ma võin nagu rääkida erinevaid asju ja ma Mäepalu. Lihtsalt probleem on selles, et ma täna olen kaitseväelane sisuliselt esmaspäevast reedeni ja nädalavahetusel lähen koju, et kui ma ikkagi teine pool lihtsalt võib-olla ütleb mingi hetk, et aitab küll. Täna ma niigi juba enamus aja olen kaitseväelane. Eks me see ongi see, miks ma ei ole nagu vabatahtliku organisatsiooniga nii palju enam nagu koostööd teinud. Aktiivne liige on 48 tundi aastas. 2 päeva. Jah, 2 päeva. Ei, ma pakkusin välja. Mul on mingid huvitavad asju, mida ma võiks teha küll ja mulle tegelikult noortega meeldib rääkida. Lihtsalt võiks aktiivsemad kaasa rääkida rohkem. Just, et see on üks võimalus panustada riigikaitsesse, et sa ei pea kohe elukutseks valima, aga siis kaitseliitlasena või siis naiskodukaitsjana riigikaitsesse panustada. Ma võin riigikaitse õpetuse tunnid, mingi tunni osaga rääkida, mul ei ole probleemi. Nii et rääkige Raidole, mis teemat Kristjanit saab kutsuda. No Kristjan, ilmselt kõik teemad, nägite ise ära täna, millest teada tahate.
ma väga tänan, noored. Ma loodan, ma nägin selle tagant aktiivselt mõtlemisega kaasas ja soovin teile ilusat päeva jätku ja kõikidele vaatajatele ka aitäh, et Kristjani loo ära vaatasite. Vot nii. Aitäh!